Tere kõigile! Mina olen Laura, mina olen näiteringi juhendaja ja mul on väga hea meel, et te olete tulnud täna meie esietendusele. Meil on sellel aastal erakordselt suur trupp ka. Meid on kokku tervelt 20. Ja siis sel aastal lähenesime asjales edasi, et mina küsisin noorte käest mõned küsimused. Ja ma kirjutasid siis nendel teemadel, osad olid sellised välkkirjutamised, mõne kirjutamise jaoks oli natukene rohkem aega, aga mind huvitasid siis sellised punktid nagu, et mis neid ajab närvi ja mille eest nad on valmis seisma. Ja siis nende mõtete najal mul oli väga oluline partner ka, kuna mina käin Rakverest siin Tartus siis, ja vahepeal on mul nagu keeruline siia jõuda, siis mul oli väga vapper ja tore jünger Jaanika Tammaru, kes täna siin praegu ei saa viibida, ta on olemas, kes siis aitas, kellega koos me panime selle siis lavastuse kokku. Ja see kõik on jah, algpunkt siis nendest küsimustest, nende küsimuste vastustest ja see on selline väga liikumisrohke ja võib-olla selline otsing ja katsetus meie endi jaoks, et kuhu need mõtted viivad. Ja me küsime palju küsimusi, aga ma otseselt vastuseid ei anna, nagu ikka lavastustes on kombeks ja tore, kui teil tekivad nendest mingid oma mõtted või vastused. Aga ma rohkem ei vatra, ma annan lava noortele. Nii et head etendust! Valmis! Järgmine. Mind ajab närvi, kui ma lähen poodi mingi väga kindla asja järele. Aga ma unustan ära, mis see on ja see tuleb mulle meelde alles siis, kui ma olen juba kodus. Järgmine. Mind ajavad närvi need viimased minutid koolipäeva viimases tunnis. Loen peas sekundeid, kuid kella minutiseier nagu seisaks paigal. Järgmine. Mind ajab närvi, kui olen koolisööklas pelmeeni järjekorras ja need saavad otsa täpselt siis, kui mina järjekorra ette jõuan. Järgmine. Ma vihkan, kui keegi mul jutus vahele segab. Nagu, mis mõttes tuleb keegi, kes arvab, et talle reeglid ei kehti ja tema ei pea neid järgima. Ma saan aru, vahepeal oled nii elevil ja segad kogemata vahele. See on okei. Aga kui sa tuimalt iga vestlus vahele segad, see ei ole okei. Järgmine. Mind ajab närvi, kui mult küsitakse tuleviku kohta, aga ma isegi tea, kas see on garanteeritud ning mul pole ambitsioone. Järgmine. Ausalt öeldes, ma jään ise ennast kõige rohkem närvi, sest kui ma oskaks ebameeldivast lihtsalt lahti lasta ja selle peale mitte mõelda ei käiks mulle mitte miski närvidele. Mind häirivad täiesti lambised asjad, nagu see, kui tihti öeldakse lauludes sõnu maybe baby. Veel hullem, kui seda hääldatakse nagu maybe baby, nagu palun lõpetage ära, need pole enam isegi sõnad mu jaoks. Järgmine. Mind täiega häirib viinerite ja kotlettide hinnavahe. Ma saan aru, et need on täiesti erinevad ja bla bla bla, aga mina kui vaene gümnasist ei saa lubada kotlette ilma soodukata. Järgmine. Tegelikult mulle vahepeal meeldib see maybe baby kerge kahepalgelisus minus, aga päevad pole vennad. Esmaspäeval mulle meeldib maybe baby, reedel mitte. Mind ajab närvi mu muutlik meel. Järgmine.
inimesed. järgmine. kui inimesed söövad juusturullil südamiku esimesena. järgmine. kui plaanid muutuvad. ameeriklased. inimesed, kes mind diskrimineerivad rahvuse põhjal. järgmine. liiga ere valgus. kui mu õed mu toidu ära söövad. absoluutselt kõik. mind ajab närvi, kui paljud asjad mind närvi ajavad. järgmine. Ich hasse Gier und wie sie die Menschen beeinflusst, die Umwelt zu zerstören und noch immer mehr zu streben. Ich hasse es, wie die Gier zu Vermögensungleichheit treibt. Millionen Menschen sterben täglich an Hunger und Armut, während andere ein Vermögen besitzen, was sie im Leben nicht verbrauchen. Immer schneller, weiter, höher, aber am Ende kein Planet mehr zum Leben und keinen Platz mehr zum Reflektieren. Was nutzt uns das? Ja nyt Estikeles. Ma vihkan ahnus ja mida see inimestega teeb. järgmine. 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 ma kõndisin koos oma sõpradega, kes olid mu taga, kooli teise korruse koridoris, mis oli kitsas ja rahvarohke. ma soovisin võimalikult kiiresti jõuda matemaatikaklassi, sest mulle ei meeldi rahvarohked kohad. ma nägin juba eemalt, kuidas minu poole kõnnib üks minust lühem blond poiss, kes on telefonis. ma suunasin ennast liikuma vasakule poole koridori otsa, sest ei tahtnud talle otsa põrgata. aga ei pääsenud täiesti piisavalt kiiresti ja ta kõndisin talle otsa ja ta kõndis mulle otsa ja telefon kukkus maha. aga see ei läinud katki. ma libises lihtsalt teisele poole koridori otsa. kas sa vaatad ka, kuhu sa lähed või? täiesti uskumatu. kes sa järgmise laulu pühendame kõigile väärkoheldud juusturullidele. nii palju ootas teda ees, terve juusturull täis avastust, aga võtsid ära südame, mis hoidis teda kinni. ära läinud juusturull, vaikest temast alles on jäänud. miks saab keegi olla nii julm? vaikest temast alles on jäänud. miks saab keegi olla nii julm? vaikest temast alles on jäänud. miks saab keegi olla nii julm? vaikest temast alles on jäänud. miks saab keegi olla nii julm? juusturull su hing, hing on häbunud. Kristina, kus sa olid? ma jäin natukene oma mõtetesse. kuule, Kristina, ütle mulle, mis sind üldse närvi ajab? ega ma ei mäleta. aga millal sa viimati närvis olid? hea
küsimus. Midagi kindlasti oli. Aga mul ei tule meelde. Võib-olla see, kuna see meelde ei tule, ongi see, mis mind pigem närvi ajab. Ma olen 17, aga ma tean uskumatult vähe. Võiks isegi öelda, et ma ei tea mitte midagi. Kui ma olin 5-aastane, siis ma teadsin palju. Ma teadsin, et ma tahan oma kohvikut ja töötada raadios. Aga klienditeenindus ei kutsu mind enam ja vabandust. Mul olid kunagi nii huvitavad ja suured unistused, aga nüüd need lihtsalt, need ei kõneta mind enam ja ma tegelikult ei teagi praegu, mida ma teha tahan oma eluga. Aga ma arvan, et see on okei. Uudised noortelt noortele. Armas rahvas, tänastest uudistest. Usuvabadus on endiselt tähtis ja täpselt niisama oluline on vabadus mitte uskuda. Tundukad on päris. Tervist! Loodust tuleb kaitsta, reostust tuleb vähendada ning ületootmine tuleb lõpetada. Tere! Pere on väga aktuaalne teema juba läbi aegade. Sellest räägib vähemalt minu alter ego. Jaa, pere on nii tore, pere tuleb hoida, pere jääb teid nagu teie olete pere. Eriti tore on Magda pere ja ma olen teiega isiklikult kohtunud väga toredad. Hoidke oma pere, rahvas, ka pere! Tere, kallis rahvas! Eesti kultuuris on rahvatants väga oluline ning seda peab väärtustama.
Uudised noortele. Ma lugesin kunagi raamatut Mängult on päriselt. Mulle ei meeldinud see raamat. Peategelastega juhtub kogu aeg uudseid asju ja tegelased on ise ka ebameeldivad. Aga kõige vähem meeldis mulle raamatu juures see, et autor üritas mind petta. Raamatu jooksul see autor mainimata mõned olulised asjaolud, mis oleksid asjanud olukorda mõista ja ta esitas mind raamatu lõpuni. Ma vihkan, kui mind petetakse. No ma ei saa aru, kas on võimalik rääkida asjadest, mis meile ei meeldi, niimoodi, et me ei käitu kuidagi vastikult või ebameeldivalt. Äkki saaks vinguda niimoodi, et kõigil on hea tund. Mulle ei meeldi konna, nad on limased või mikoosised. Mulle ei meeldi konna, nad on limased või mikoosised. Mulle ei meeldi konna, nad on limased või mikoosised. Mulle ei meeldi konna, nad on limased või mikoosised. Mulle ei meeldi rabat, konna, nad on limased, rabat või mikoosised. Mulle ei meeldi rabat, konna, nad on limased, rabat või mikoosised. Mulle ei meeldi rabat, konna, nad on limased, rabat või mikoosised. Mulle ei meeldi rabat, konna, nad on limased, rabat või mikoosised. Mulle ei meeldi rabat, süda oleks kergem, vaid seepärast, et minul päriselt on hästi. Aga mul on kahju kõigist neist, kellel ei ole hästi. Sest kurb on vaadata oma ümberringi ning näha rahutut rahvamassi, kes peab juba aastaid seda ühte ja sama sõda maailmas. Maailmas ei ole alati hästi. Maailm on tihti vaenulik või lihtsalt kurb. Aga mina näen selles kurbuses ilu. Mul on kahju, et nii paljud teised ei suuda seda näha. Ma ei ütle, et ma olen alati. Kaugeltki mitte. Ma olen tihti lausa masendatud. Aga kogu selle kurbuse juures on mu hing vähemalt rahul. Aga mul on kahju, et nii paljudel teistel ei ole hing rahul. Sest ma tunnen seda valu. Ma tõesti tunnen seda valu. Ma olen ainult paahne ole, ma suudan tunda seda valu. Aga ma tean, et ma ei oska midagi teha. Ma tean vaid, et minul aitas selle rahuni jõuda tänulikkus. Ja sellel ma mõtlen seda, et isegi kui mulle pole palju antud, siis ma olen tänulik sellele, mis mulle on antud. Veidral kombel olengi ma just eriti tänulik siis, kui mulle pole palju antud. Sest siis mulle meenub, et mulle üldse midagi on antud.
ja juba see on rohkem kui tänu väärt. See on üks lõigujupp, mille ma kunagi kirja panin, mis mind endiselt sügavalt kõnetab. Mina tänan Jumalat. Mina ei usu Jumalasse. Aga kui mina ei tea, keda muud tänada, siis mina tänan Jumalat. Ja tema aitab. on kõige esimese päeviku kuskil 9. klassis, sest tema oli ainuke inimene, kellele ma sain rääkida, mis on toimunud ja vastas alati lahustada. Ja ma olen väga tänulik talle siiamaani. Aga see päevik oli nii õudne. Ta rääkis absoluutselt kõigest. Kõik meile lapsed on ja kui ma nüüd seepeal mõtlen, ma 8 tundi. Samas, ma tean, et ajastada asjad ei pane seda põlsa. Ja ma saan seda kuigi oluline riik. Alustasime liivaga, siis pani veti kõik peale, siis panin jälle liiva ja niimoodi kihki sai valmis torma. Aga siis oli aeg, nii läks tagasi. Aga mina tahtsin veel ehitada nii see tore. Ja muutustasin mina. Mille eest ma seisan, on iseenesest otsekohene ja lihtne küsimus, kuid sellegipoolest on sellele kohutavalt raske vastata. Meil kõigil on omad uskumused, arvamused ja moraalid, aga see ei tähenda automaatselt, et me nende samade asjade eest, millesse me usume, ka seisame. Ma võin ju öelda, et ma seisan paljude asjade eest, kuid tegelikult ei loe see palju, kui ma nende asjade eest ka ei võitle. Talk the talk and walk the walk. Mitte kedagi peale minu ei huvita ju see, mida ma päriselt arvan. Loeb ainult see, kuidas ma käitun. Meie kultuuri kohta ütleb nii paljugi see, et meil on pidev soov näha tõestus inimeste mõtlemistest ja aktsioonidest, teadmata, kui performatiivne see nende poolt on. Üks moodne näide sellest on Ukraina sõda. Paljud panid oma sotsiaalmeedia profiilipiltideks Ukraina lipu ning jagasid sõja kohta postitusi. Miks? See ei tee ju midagi päriselt probleemide lahendamiseks. See tekitab lihtsalt meile endale parema tunde. Miks on meile niivõrd oluline, et teised teaksid, et me oleme head? Miks on vaja kellelegi tõestada oma moraalset headust tühjade sõnade ja postitustega? Samuti ei ole ju sisu sellel, kui ma ütlen, et ma seisan vabaduse, võrdsuse ja õigluse eest. Mina usun, et marginaliseeritud gruppidel peaksid olema samad õigused kui kõigil teistel, kuid kui ma seda lihtsalt ütlen, ei too ju seda soovi ellu. Mina, kui noor töötu kunstinimene, ei lõhu kunagi neid süsteeme, mis teiste õigusi piiravad, ega teeni kunagi piisavalt palju raha, et keegi teine seda teha saaks. Minu moraalid on mulle küll olulised, aga kui ma olen võimetu midagi muutma, ei ole suures plaanis väga vahet sellel, millesse ma usun või mitte. Mille eest ma siis ikkagi seisan? Ma seisan enda eest, enda õiguste ja vabaduste eest, kõigi teiste naissoost ja ka äärinimeste õiguste ja vabaduste eest ning võitlen selle nimel enda väikestel viisidel. Üks homofoob või seksist või kes iganes korraga. Ma seisan enda tervise eest. Ma seisan oma sõprade eest, nende huvide ja soovide eest, ega lase kellelgi neid pisendada, ka mitte neil endil. Ma seisan kõigi ja kõige eest,
mida ma südamest armastan. Kuigi ma üritan seista ka kõigi teiste eest, olen ma päeva lõpus väsinud ning see ei tule alati välja. Kuid ma olen kindel, et jõuan kunagi kohta, kus enam raske pole.